Mina olen Martin, ma olen 26-aastane ja hariduselt olen filmirežissöör ning stsenarist, aga tegelen ka monteerimise ning animeerimisega. Vabal ajal tegelen ma väga palju spordiga ja üleüldiselt on mu elustiil ka väga aktiivne, et kuna ma olen sündinud sportlaste perre, mu ema on olnud ujumistreener, siis ei olnud ka sellest minul pääsu ja muidu mängin ka trumme erinevates bändides. Prillidest soovisingi vabaneda põhjusel, et minu elustiil on lihtsalt niivõrd aktiivne, et kord on vaja neid prille, kord ei ole vaja neid prille, kord on vaja läätsesi, kord ei ole vaja läätsesi, et trenni minnes on vaja läätsesi, aga pärast paned jälle prillid ette, et see pidev vahetus, et see on siuke mugavuse küsimus ja selle tõttu otsustasingi, et oleks aeg prillidest loobuda. Ma tegelikult hakkasin uurima operatsiooni võimalusi juba mitmeid aastaid tagasi, et uurisin internetist läbi kõik võimalikud lehed, lugesin väga palju informatsiooni selle kohta, aga ikkagi oli selline kartus sees pidev ja selline hirm, et mis siis, kui midagi läheb valesti ja mis siis, kui äkki see kõige õudsam asi juhtub, et jään pimedaks, et mis siis saab ja mida siis eluga teha. Refocus silmakliiniku valisin eelkõige selle uudsuse tõttu ja tegelikult ma sain esmase kontakti ilusõnumilt, kus Tiia Teesalu tutvustas mulle erinevaid operatsiooni võimalusi ja kuna ta rääkis ühest sellisest uuest protseduurist, mille nimi on Smile, ja leidsin, et see oleks kõige sobivam lahendus minu jaoks. Laserlõikuse kohta olen sõpradelt ja tuttavalt kuulnud väga vastakaid arvamusi, et ühed soovitavad ja teised on väga ebakindlad selle tulemuse osas just. Võib-olla võiks öelda, et üks kõige suuremaid kartusi ongi see, et võib tekkida kuiv silm, et kogu eluks siis jääd tilgutama endale pisaraid silma ja see on siuke äärmiselt ebamugav asi. Lõikuse ajal ma tundsin ennast tegelikult väga mugavalt, et kõik oli hoolitsetud, kõik oli juba ette valmistatud ja ei olnud mingisugust ebamugavuse tunnet. Et isegi silmaklambrid, millest inimesed räägivad, et need on hästi ebamugavad, et mina ei tundnud küll, et need kuidagi oleks mind häirinud. Ja terve operatsioon oli väga kiire, see möödus 20 sekundi jooksul silma kohta, et ei tundnud mingisugust ebamugavust. Ja pärast lõikust oli enesetunne väga hea, aga 15 minuti möödudes läks silm ka tursesse ja siis tekkis siuke ebameeldiv hõõrumise tunne. Et see püsis põhimõtteliselt kuni järgmise hommikuni, aga kui öö sai mööda saadetud, siis haavake paranes silmas ära ja tunne oli juba väga-väga hea. Peale lõikust on minu elu muutunud palju lihtsamaks ja palju ilusamaks tegelikult, sellepärast et näiteks paar õhtut tagasi, kui ma olin rannas ja nautisin päikeseloojangut, siis kõik need värvid ja kontrastsus olid ikka palju paremad ja palju ilusamad, kui nad seda varem olid koos prillide ja läätsedega isegi. Lisaks on spordi tegemine läinud palju mugavamaks, et kui ma lähen nüüd trenni, siis ma ei pea panema läätsesi silma eraldi selle jaoks ja neid pärast ära võtma, vaid on lihtsalt lähen trenni, panen trennirid selga, lähen jooksen, ujun, teen mida iganes tahan ja pärast on täpselt sama hea olla. Pean tõdema, et need kartused, mis olid, need ei läinud üldse ükski teoks ja tänu oma isiklikule kogemusele võin ma soovitada nüüd ka Refocus teistele inimestele, sest tõesti Smile'i silmalõikus, mis on siin kõige uudsam operatsioon, siis see on lihtsalt nii mugav ja minu nägemine oli juba järgmiseks päevaks väga hea ja tegelikult on elu nüüd juba väga ilus.